Esimesed 10 aastat, kui ma olin emigreerumise keerises, siis mul küll mugav ei olnud. Ma ei tea, kust otsast see emigrant olemine nagu mugav on. Sa tegelikult jääd päris palju oma elust nagu kõrvale, mis on sul kodus. Kas see on seda väärt, et olla eemal oma perest ja sõpradest? Ma nutsin samamoodi siin, nähes oma vanemaid õnnetuna seal. Või siiamaani on see nagu kõige raskem osa selle asja juures. Iga välismaal elav eestlane tegelikult panustab Eestisse läbi selle, et ta tutvustab Eestit välismaailmale. Ma olen nagu Eesti suursaadik Ameerikas. Ma mõtlen väike saadik. Et ma pean nagu Eesti lippu kõrgel kandma, et olles nagu tore ja hea inimene. Minu enesemääratlus, ma arvan, et väga tugevalt tegelikult mõjutab minu otsust mitte minna Eestisse tagasi. Mul on lihtsalt 2 kodu. Ühes olles ma igatsen teist. Kas ma ootan midagi, et Eesti riik teeks, et me perega tagasi koliksime? Mul ei ole vaja suuremat maja, mul ei ole vaja mugavamat elu. Mul on vaja huvitavat elu. Te nägite katkendit dokumentaalsarjast Piirideta põlvkond, mis keskendub eestlastele, kes siis, kui me Euroopa Liitu astusime, kuidagi piirid avanesid ja neil avanes võimalus minna, ka läksid. Ja nüüd on küsimus, kas on võimalik tagasi tulla ja nende inimestega on käinud vestelnud ja nagu nägite, siis ka neid väga põnevates kohtades filminud Terje Toomistut. Tere hommikust, Terje. Tere hommikust. Räägi natukene sellest dokfilmi taustast või sellest ideest, kust see hargnema hakkas, et sa tahtsid nende inimeste lugusid hakata rääkima? See hakkas hargnema minu teadustööprojektist Tartu Ülikoolis, mis oligi siis selle fookusega, et noored, Y-põlvkonna noored, kellele kõik need võimalused siis avanesid ja kes läksid Eestist ära ja mis neist on siis saanud, miks nad tulevad tagasi või ei tule tagasi, mida kuuluvus tähendab nagu sellises elukogemuses. Ja sellel sarjal on sõsar Põlvkond piiri taga, mis oli pooletunnine dokfilm. Ja ma sain kohe seda filmi tehes aru, et see teema on liiga suur, et ta ei mahu selle pooletunnise dokfilmi raamidesse ära ja kohe tekkis soov, et tuleb laiendatud versioon teha. Selle jaoks me viisime mõned intervjuud veel läbi ja uue monteerijaga siis taas tõlgendasime seda varasemalt kogutud materjali. No mulle visuaalselt, kui me siin seda väikest katkendit vaatasime, jäi kohe silma see Norra episood, et kes need näidis siis inimesed või näidispered on, et kes need näiteks olid, kes seal Norras olid? Norras on üks perekond, nende isa, keda ma siis intervjueerisin, Siim, temal oli kohe soov minna Eestist ära ja tekitas ka teatud süütunnet see, et ma ju Eestis sain hariduse ja ma nüüd lähen Eestist ära. Ta on tegelenud nooruspõlves laskesuusatamisega päris kõrgel tasemel, nii et see Norra mägede maailm teda väga kõnetas. Ja samas nüüd aastaid hiljem on ta teinud selle väikse süütundega rahu, sellepärast, et tänu sellele, et tema on seal, on tal võimalik luua kontakti rahvusvahelise firma jaoks, mis annab tööd 40 inimesele Eestis. Et see on nagu üks selline näide, kuidas need panused sealt piiri tagant võivad olla ka täiesti käega katsutavad, et 40 inimest saab Eestis palka tänu sellele, et Siim on seal Norras koha peal ja loob kontakti. Aga seda ma selle filmiga püüangi näidata, et olgugi, et nad on piiri taga, neid seob Eestiga jätkuvalt väga palju ja nad tahavad panustada ja need panused võivad tulla väga erinevatel viisidel, et mitte konkreetselt maksude maksmine või siis investeerimine või majanduslik kasu, aga kas või see, et nad pidevalt esindavad Eestit, kohtudes oma igapäevaelus inimestega, neile siis tutvustades Eestit, aeg-ajalt pakkudes ehk kilu võileiba. Kui paljud neist tahavad tagasi päriselt tulla? Meie uurimust andmed näitasid, et 3/4 välismaal elavatest noortest ehk siis viimase rändelaine inimestest mõtlevad tagasipöördumise peale.
mõtlevad, aga ei tegutse. No selles mõttes, et nad mõtlevad kas palju või mõnikord, et kokku oli tegelikult 3/4, et see taaskord nagu kinnitab seda, et välismaale minnakse nagu mitte sooviga Eestist lahkuda päriselt, vaid minnakse teistsugust elu ja kultuurikeskkonda katsetama ja tihtilugu alles hiljem tekib see, et oota, et nüüd on vahepeal juba möödunud 5 aastat, 10 aastat, 15 aastat, ja ühel hetkel see tagasipöördumine ei ole enam nii lihtne, kuigi alguses mindi sooviga mõneks aastaks lihtsalt tuulutada. Kui seda sarja nüüd nii-öelda tervikuna keegi vaatab, mis sa arvad, kas see mõjub pigem sellise reklaamfilmina, et kõik kolige igale poole, olge julge, et minge kuhu süda kutsub või on seal ka selliseid, mitte kurvemaid noote, aga selliseid nagu mõtlema panevamaid aspekte? Ma arvan, et see teeb kõike seda muud kui reklaamib välismaale minekut, et me oleme ju üles kasvanud selle tundega, et välismaal ongi kõik väga äge, et me tahame läände, olles siis Ida-Euroopast on ju oma nõuka taustaga, aga see film ikkagi kohe hakkab nagu kerima nagu selles suunas, et mis hinnaga see kogemus tuleb, et kuidas inimesed tegelikult ikkagi igatsevad oma perekonda või Eestimaad, Eesti loodust, kuidas see välismaal olles tihti ei ole lõpuni oma, kui sa just ei ela mõnes suures metropolis ja rääkimata siis teistest sellisest keerulistest, tihti vastuolulistest tunnetest, et ühelt poolt on see vabadus elada oma elu teistmoodi ilma piirideta, teiselt poolt ikkagi tuleb ka mingi süütunne, kuidas sa üldse vaatad Eestit sealt kaugelt piiri taga, mõnikord on ka häbi või sellised teistmoodi keerulised tunded, et mitte ainult igatsus ja imetlus Eesti suunas, et see sari nagu püüab seda emotsionaalset keerukust siis avada. No sul on endal oma kogemusi olemas ka. See on siin laual. Minu San Francisco. Kaua sa olid ära seal? Ma olin San Franciscos aasta. Ma läksin sinna ülikooli oma doktorantuuri alguses. Ja sellest on nüüd see on väga trükisoe veel, eks ole? Ta on üsna trükisoe. Eelmise aasta lõpus? Jah. Aga esitlesime alles hiljuti ja Tartu esitlus tuleb meil nüüd tuleva neljapäeval. Olete kõik oodatud. Ma loen siit ainult paari asja tagakaane tutvustusest, et siis San Franciscos sul on olnud pöörane elutempo, armutu kinnisvaraturg ja suhted, mis kisuvad kaasa nagu torm. No see kõlab väga intrigeerivalt, väike tutvustus. Teeni ohkab ainult. Mõne sõnaga kirjelda, mis siia raamatu kaante vahel lõpuks siis sai? Seesama saigi? No see oli väga intensiivne aasta. Mingis mõttes nii, nagu see sarigi, see ikkagi räägib sellest, et mis juhtub inimesega, tema identiteediga, kui ta on migratsioonikogemuses, rändekogemuses. Et mina elasin aasta San Franciscos, ma elasin tegelikult pikemalt ka Indoneesias ja Hollandis, et ma olen nagu oma 20. eluaastas tõesti oli rohkem Eestist ära kui siin, aga see San Francisco oli ilmselt mu elu kõige intensiivsem aasta. Et mitte ainult see ülikool oma ägedate teadmiste ja raamatuvirnadega minu voodi kõrval ei olnud nagu hästi paeluv, vaid kõik see subkultuurne kirjusus ja mind huvitas see, ma ei saanud seda linna kuidagi ignoreerida ja kuidagi sattusin hästi ägeda sõpruskonna peale, kes siis tõmbasid mind kaasa ja riietusidki selle eestlase ringi psühhedeelsetesse värvidesse ja see raamat on ühelt poolt memuaar, aga ta on ka ikkagi San Francisco ajalugu ja just läbi siis nende kontrakultuuride. Mis selle kinnisvaraturuga sul seal siis on? San Francisco, mina olen kuulnud, on maailma üks kõige kallemaid linnu üldse. No just, et meil on küll võib-olla jätkuvalt selline visioon, et San Francisco on hipi pealinn, et kõik on nagu seal hästi tore ja vaba, aga tegelikult seal tuleb ikka päris palju tööd teha, et seal ellu jääda ja isegi kui mul oli Fulbrighti stipendium, mis on hästi prestiižikas ja võrdlemisi kõrge, sai minu korterikaaslane, kes töötas ettekandjana rohkem igakuist palka kui mina. Ja see nagu viitas sellele, et ma olin seal ikkagi, pidin väga palju vaeva nägema, et seal nagu selles mõttes ka ellu jääda, leida üldse koht ja selle raamatu üks taustalugu ongi see, et kuidas sa seda kodu leida ja kodutuse probleem, mis on San Franciscos hästi suur, jookseb sealt nagu läbi, et ta on nagu mingis mõttes selline utoopiast düstoopilise reaalsuse
reaalsuseni liikuv lugu, aga eks te siis võite seda lugeda. Täpselt, igaüks saab ise lugeda ja kusjuures, mis puudutab veel Piirideta põlvkonda, siis 17. veebruaril Tartus, ma saan aru, on võimalik minna ja vaadata veel seda kõike Elektriteatris. Just, et meil oli eelmine nädal olid esilinastused, eksklusiivsed kinolinastused, aga kuna publiku huvi oli tõesti väga suur ja soe, siis tuleb ikkagi ühe korra veel kinno ja loodetavasti peagi siis ka telesse ja veebi, et kogu maailma eestlased saaksid seda vaadata. Väga tore. Terje, aitäh tulemast meile täna hommikul külla. Aitäh teile.